Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti lisake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgidagi Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kaksikule tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on tulemas kaksikule lähitulevikus suhetes ja armastuses? Ossa ja kohe niimoodi 2 võimast suurt arkaani välja, ossa. Siin tundub, et tahab kaksikule tulla päris hästi. Ja üks lõpukaart veel, 3, 1 veel ja 1 lõpukaart, okei. Ja jääb lõpukaardiks ainult see 1 kaart, mis läks siin tagurpidi. Ja no siit tuleb midagi huvitavat, võtame niimoodi järjekorras, nagu need kaardid tulid. Esimese kaardina hüppas kaksikule laua peale kaariku kaart. Kaariku kaart on hästi siuke enesekindel, võimas kaart, võidukas või edukas kaart. Muidugi kaarik võib tähendada natukene kahe vahel olekut, siin on must ja valge hobune, eks ju, ankri ees, et üks võib tähendada ka muidugi natukene mustemat minevikku ja valge hobune siis helgemat valget tulevikku. Aga kaart kindlasti ütleb seda, et te peate jääma endale kindlaks ja minema siis sinna suunas, kus te arvate, et on õige minna. Et siin ta negatiivse poole pealt natukene võib tähendada seda, et keegi üritab teid nagu negatiivselt mõjutada või meelega teile nagu halba nõu anda, et te nagu enda teelt kõrvale kalduksite. Aga mingi võimalus siin siuke on ja et jääge endale kindlaks. Muidugi siin võib-olla on see, et keegi peab tegema mingi valiku. Sellepärast, et teise kaardina on siin väljas suure arkaani number 6 ja tegemist siis järjestikude kaartidega, sest kaarik on number 7 ja kui on 2 suure arkaani kaarti niimoodi numbritega kõrvuti, siis see peaks tähendama mingit eriti suurt siis arengut. Et kellelgi võib olla siin hästi edukas mingi areng ja tegemist võib olla siis ka romantilise suhte arenguga, sellepärast, et armastajate kaart on siis ülimalt tugev siuke hingesugulus sideme kaart. Ta võib ka muidugi tähendada kaksikleegi sidet, et need suhted alati ei pruugi nagu püsima jääda, et need võivad tulla mõnikord teie ellu, et teile midagi õpetada, mõnikord võivad olla üles rajatud siuksele füüsilisele kontaktile rohkem. Et selle kaardiga peab ka nagu natukene ettevaatlik olema, et võib tähendada siukest ootamatut rasedust või midagi taolist. Et siin on hästi palju siukseid romantilisi ja kirglikke energiaid, aga samas ka nagu harmoonilisi ja siukest tasakaalu on ka. Et ma ütlen, et see on ikkagi nagu hingesugulus sideme kaart ka, et kas te siin olete tutvunud või võite tutvuda mingi siis justkui nagu hingesugulasega. Tegemist alati ei pea olema romantilise nagu suhtega, et võib ka olla mingi tööalane või mingi side või suhe, ühesõnaga midagi, millega te loote hästi tugeva nagu sideme. Et siin on võimalik, et mingi siuke side võib hästi kiiresti siis teie olukorras areneda. Ja ma ütlen, et see võib ka olla mingi tööalane asi, sellepärast, et 3. kaardina hüppas laua peale siit müntide emand. Ja müntide emand on siis hästi siuke hea nagu stabiilsuse ja turvatunde nagu kaart. Muidugi ta räägib hästi usaldavast ja hoolivast inimesest ja ka leidlikust inimesest, aga samas kui see on nagu teie energia, siis see tähendab siukest nagu stabiilsuse või turvatunde nagu saavutamist või siis selleni jõudmist, eks ju. Väga hea energia, kui tunnete ennast selles energias ära, on see teie energia, samas võib see olla ka paljude jaoks ju kaustaja või partneri energia kaart. Et tegemist on küll naisenergia kaardiga, aga naisenergiat võib olla nii naisterahval kui meesterahval. Et võimalusi on siin kindlasti mõlemale nagu poolele. Aga me ei pea siin kaua nagu mõistatama, et siin naisenergia, eks ju, sellepärast, et teist rida alustame me keisrikaardiga ja keisrikaart on nüüd huvitav, et keisrikaart toobki siis sisse 100% siukse nagu meesterahva energia.
et kaksikud teie elus kindlasti siis mängib rolli muidugi meesterahvaste puhul, on endal võimalik saavutada see hästi võimekas ja stabiilne ja turvaline nagu energia, see on natukene isegi siukse kuulsuse või tuntuse nagu mõjuvõimu nagu kaart. Võib tähendada mõnikord ka võimuorganisatsioon, eks ju, et tasub ettevaatlik olla, ei tasu lollusi teha. Muidugi võib see olla siuke nagu isa energia, isa võib kellegi elus tähtsat rolli mängida ja samas võib see kaart olla ka siuke nagu ülemuse energia kaart ja eriti kuna siin tõesti on ees see müntide emand ka ja nagu ma ütlesin, armastajate kaardiga võib ka tähendada kirglikult siukest nagu töösuhet või midagi taolist, et võimalusi on siin hästi palju. Et naisterahvaste jaoks kindlasti see keiser võib tähendada siis siukest austajat, partnerit, aga samas ka lähedast isikut, kolleegi, ülemust, isa, eks ju, et neid võimalusi on siin hästi palju. Nüüd muidugi teise kaardina oli teises reas väljas müntide 6. Ja müntide 6 selles mõttes on hästi nagu hea kaart, et esiteks räägib ta jälle nagu rahast, ta on raharingluse kaart, muidugi ta võib tähendada nii võitmisi kui kaotusi, andmist ja võtmist, aga see on siuke nagu raharingluse kaart ja pigem on ta ikkagi positiivne energia ja tähendab mingeid üllatusi, kingitusi, aga kindlasti ka siukest võrdset võtmist ja andmist. Et see on nagu selles partnerluses on hästi hea nagu see kaart see, et te saate seda, mis te nagu vastu annate, et kui te ise panustate, siis panustatakse ka teisse, et selles mõttes hästi hea siuke nagu võrdse panustamise kaart, et ükskõik, kas siin on siis mingi tööenergia, mingid töövõimalused või on siin mingi romantiline võimalus, igal juhul see peaks olema siuke, et mõlemad pooled panustavad võrdselt ja see on hästi hea siuke energia. Nüüd muidugi teise rea lõpetame me ära number 2-ga ja see on siis sauade 2. Muidugi 2 selles mõttes hästi hea valikuvõimalused, eks ju, kui valikuvõimalust on, siis see on ju alati positiivne. Muidugi sauade 2 on nüüd natukene rohkem siuke otsuse või valiku nagu ära tegemise kaart, et ta on haaranud siit ühest sauast, jätnud teise saua sinna nurka ja vaatab aknast välja kuskile kaugusesse. Kaugusest muidugi rääkides võib see tähendada siukest mingit pikemat vahemaad või mingit netisuhtlust, et selline võimalus alati sauade 2-ga on ja samas on siin ka ta põlvede juures siis gloobus ja reisibuss, et sauade 2 või sauad üldse selles mõttes aktiivsed, loovad, kirglikud kaardid, aktiivsus tähendab alati liikumist, et siin võib kellegi jaoks tähendada mingit reisimist, kolimist, mingit asukoha muutust, võib-olla hakata kuskil uues kohas nagu tööl käima näiteks, muutub mingi asukoht, eks ju, et see on selles mõttes nagu hea energia, et keegi teeb ära mingi otsuse minna siis mingi lahenduse või mingi valiku poole. Nüüd muidugi 3. rida tahab siin natukene tuju rikkuda selles lugemises kaksikutele ja 3. reas esimese kaardina tuleb välja mõõkade 8 ja see on nüüd ainukene negatiivne kaart, mis siin lugemises on hetkel tulnud ja mõõkade 8 on natukene enda peas kinni olemise kaart või ma ütlen, et see on niisugune ülemõtlemise kaart, et keegi võib siin iseennast natukene nagu tagasi hoida, et ma ei tea, kas on minevikus mingi halb kogemus, sündmus, mis tekitas siis võib-olla hirme ja ei ole nagu sellega nagu tegelenud piisavalt, et vabaneda nendest hirmudest, aga võib-olla te hoiate siin ennast tagasi ja mõtlete üle mingit olukorda või keerulisemaks, kui see tegelikult on. Võib-olla te olete siin mingi 2 valiku vahel ja tegelikult on ilmselge, mis valiku te peate tegema selle sauade 2-ga ja läbi sellegi tulebki see kõik stabiilsus ja kindlus ja mingid tugevad sidemed, suhted, hingesugulusvõimalused ja nii edasi, eks ju. Et peate lihtsalt ise selle sideme endal silme eest ära võtma ja hakkama tegutsema. Et mõõkade 8 mõnikord on natukene siuke kaart, et keegi ootab liigselt nagu, et tema eest tehtaks ära midagi või keegi annaks mingi võimaluse või tuleks vastu või midagi siukest. Et siin pigem see kaart ütleb, hakake ise tegutsema. Ja selle peale kohe eelviimase kaardina tuleb välja tänase lugemise teine äss, mis on siis sauade äss ja sauade äss on siis siuke edukuse, võidukuse, enesekindluse, energia kindlasti. Väga sarnane kaarikule, sest kaarik räägib ka sellest enesekindlusest, et siin kindlasti jällegi see kaart ütleb, et te peate olema enesekindel, liikuma, olema aktiivne, loov, kirglik. Muidugi kireenergia, väga tugev seksuaalenergia. Jällegi ütlen armastajate kaardiga natukene peab olema ettevaatlik, kui ei soovi pere alustada või pere suurendada, aga mingid võimalused siin kellegi jaoks on. Muidugi see sauade äss on siuke ülim edukuse kaart, et ma ei tea, millega te siin täpselt tegelete, aga ma soovitan teil vähemalt edasi tegeleda, sest tundub, et mingid suured arengud on teie poole tulemas selle sauade ässaga siis. Ehk siis enesekindel tegutsemine ja saavutamine ja vau, selle peale siis lõpukaart kaksikutele tuleb siit välja ka veel täht.
ja täht või siis staar nii-öelda kuulsuse, tuntuse kaart, meeletu potentsiaali kaart. Siin on kellelgi võimalik siis hästi palju nagu areneda. Noh, meestel juba ennem tuli välja see keisri energia justkui sihuke kuulsus või tuntus. Samas nüüd ka on naisterahvastel selle tähekaardiga ilmselt see võimalus olemas. Või noh, ilmselt oli ka enne, aga tähekaart siis tõesti jah, ütleb seda, et keegi areneb siin meeletult ja samas see on sihuke universumi kaitsekaart ja nagu pooldamise kaart. Ja saadab teid nagu hea õnne ja edukusega. Samas ka tähekaart ütleb seda nagu, et kui te panete aega ja energiat, siis te saate need tulemused ja peaks nagu universum võimaldama ka mingeid uusi võimalusi ja valikuid. Et igal juhul tasub siis aega pühendada ja läbi selle toimuvad need arengud, et siin mõõkade 8 ainukene negatiivne kaart, mis ütles, et laske vanast jamast lahti ja vanadest hirmudest lahti, võtke side silme eest ära ja hakake tegutsema. Kaksikud. See oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.